Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaatame, mida toob siis nädal 29. detsember kuni 4. jaanuar kõigile meile. Valmis on mul siia lauale siis pandud 7 kaarti selleks nädalaks, et sa võid neid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid siit endaga kaasa võtta ka sellised suuremad olulised sõnumid, mis sa tunned, et hetkel siis sinuga haakuvad, mis sinuga ei haaku, lase see endast lahti, järelikult on see oluline kellelegi teisele. Nädala energia video lõpus on meil alati toimumas ka siin mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks selle nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ning siin video all kirjelduses on olemas ka ajamärgid, et sa saad sinna peale klikata ja video hüppabki kohe automaatselt siis kas siis lugemise alguse juurde, mängu juurde, et sa ei pea ise kuskilt hakkama siis otsima. Ja suur aitäh kõigile, enne kui ma alustan, suur aitäh kõigile, kes on siis hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, on videole pannud like'i, on ka kommentaarides andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või meeldinud. Aitäh teile kõigile ja aitäh kõigile, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte, mida toob aasta 2026, siis lugemine on seal juba üleval, kui sa tahad järgmist aastat natuke piiluda, siis sa saad seda teha kodulehel tiiutarot.ee. Aga meie lähme nüüd lugemise juurde. Me alustame siis mõõkade 5-ga tagurpidi. Siis järgmine kaart, karikate äss õigetpidi, väga hea. Ässad on alati kusjuures üli head märgid, siis meil on karikate 9 tagurpidi ja meil on müntide 7 tagurpidi. Karikate kuninganna tagurpidi, mõõkad 9 tagurpidi ja karikate rüütel õigetpidi. No karikate äss, karikate 9, karikate kuninganna, karikate rüütel, et meil siis domineerib see nädal vee element, see vesi on tunded, suhted, emotsioonid. Et sa võid ennast tunda selle nädala jooksul väga emotsionaalselt ja tujud võivad käia üles alla. Oluline on see, et karikate kuningannas tagurpidi, et me ei hakkaks seda kõike alla suruma. Et kui tuleb pisar silmanurka, lase see pisar, las ta voolab välja või kui tuleb mingisugune näiteks frustratsioon või viha või kurbus või et ka rõõm ja nagu armastus, vaata armastust on ka siin palju nendes kaartides see nädal, et oluline on vastu võtta ja aktsepteerida kõik emotsioonid, mis sinu sees siis eksisteerivad või et ka tähele panna, et milliseid tundeid teatud inimesed sinus nagu tekitavad, kas teatud inimestega suheldes oled sa pärast hästi väsinud või loid või et hoopis vastupidi inspireeritud ja väga-väga õnnelik, et meie üks välistest kihtidest on ka inimesed, et see grupp inimesi, kes on meie ümber ja sa võid olla ka natuke tavapärasest rohkem tundlikum nende inimeste nagu suhtes või et nende sõnade suhtes. Aga üldiselt meil on siin, et kui ma neid kaarte nagu vaatan, hästi selline pingelanguse nädal ja siis õnnelike ja siis selliste emotsionaalsete hetkede nädal ka kindlasti. Et mõõkade 5 tagurpidi, kohe nädala alguses. Stress kaob, tülid kaovad, mingid imelikud olukorrad kaovad, asjad, mida me hästi üle genereerisime, üle mõtlesime, see ka kõik kaob. Et mõõkade 5 ta võib indikeerida vaata sellised olukordasid, kus keegi teeb mingi lolli nalja, siis keegi solvub, keegi saab valesti aru, vaata ja see on nagu selline ärevuse ja ülemõtlemise kaart, samuti see asjast tehakse tihti elevant selles kaardis ja mõõgad puudutavad nagu info liigutamist ja rääkimist ja suhtlemist. Et mõõkade 5 mõnikord on sellised nagu imelikud nägelused ja väga palju nagu ka sellist sotsiaalset ärevust ja stressi, et näiteks oled kellegiga koos, oled suhelnud, rääkinud ja siis pärast hakkad mõtlema, lähed koju, siis mõtled, issand jumal, ma ütlesin nii nõmedalt, miks ma nii tegin. Ja vaata, mõõkade 5 on natuke selline, et väikesed tarakaardid number 5 on alati natuke ebastabiilsed, aga õnneks on mõõkade 5 tagurpidi, mis tähendab siis seda, et tülid kaovad, imelikud olukorrad kaovad, me saame asjad nagu klatitud või selgeks räägitud või saame aru, et see ei olnud üldse nii nagu suurt põdemist väärt või et asjad, mis tekitasid meist nagu sellist ärevust või ebastabiilsust või stressi, et nad kuidagi langevad meie õlgadelt ja seda ka kusjuures toetab mõõkade 9 tagurpidi nädala lõpus ka, et mõõkade 9 tagurpidi on kivi langeb südamelt või tohutu nagu stressi leevenemine, eks ole. Aga tulles tagasi selle mõõkade 5 tagurpidi juurde, kui inimesed käituvad imelikult, lase see kohe lahti, neil on omal mingid teemad, see ei ole sinuga üldse seotud, keegi ei vasta, keegi nähvab, kellelgi on lihtsalt mingi halb tuju. Mõõkade 5 indikeerib seda, et me võtame teiste inimeste tujud ja tunded hästi nagu enda süüks või enda kanda, veel hullem hakkame veel seletama, selgitama, korda tegema ka, et oluline on lahti lasta.
see ei ole sinu mure, see ei ole sinu süü. Sa võid küll heast südamest proovida aidata, aga tegelikult lõpuni me kedagi aidata ei saa. Inimene peab aitama iseennast. Ta peab ise olema lõpuks nagu tegema rahu millegagi või et olema siis altis nagu muutma olukorda. Ja et kui ta veel seda ei ole valmis tegema, siis me võime rääkida kui seinaga, nii öelda. Et selles mõõkade viies tagurpidi, mida rohkem sa nagu teiste inimeste draamadest lahti lased, seda parem sulle endale ja kusjuures neile ka. Et mõõkade viis siis indikeerib mingisugust tülide lahenemist ja nagu selliste äravate olukordade nagu kuidagi korda saamist, kui ta on siin meil tagurpidi nädala alguses, väga hea algus nädalale. Ja ise ka sa kuidagi rahuned maha, et asjad, mis võisid sind nagu endast välja viia või panna nagu üle mõtlema, kuidagi ei tundugi enam nii olulised ja kuidagi nii suured ja nii õudsed. Et selline mõnus ja nagu kõige olulisem ongi selles mõõkade viies tagurpidi meeles pidada, et kui keegi teine on imelik, siis see ei ole sinu süü. Ära hakka üle mõtlema. Ülemus tuleb tööle, tal on halb tuju, sõimab näo täis. See ei tähenda, et sa oled halb inimene või et sa midagi valesti tegid. Et järelikult tal oli endal kodus draama ja siis ta kuidagi elab seda välja. Et mõnikord mõõkade viis on nagu sellised kaardid, inimestel on enda mingi pinged ja siis elavad seda meie peal justkui nagu välja ja suhtle loomulikult, rahulikult, neutraalselt, et suhtlemist tegelikult toetavad mõõkade viis ja mõõkade 9 mõlemad tagurpidi väga head kaardid, et nad on nagu sellised, kes ei hakka ka üle mõtlema, genereerima ja igat lauset kuidagi läbi mõtlema, nad pigem nagu räägivad väga soravalt, aga neutraalselt. Siis meil on järgi tulemas karikatäss, me hüppame hoopis uude teemasse. Karikatäss on armastuse kaart. Karikate rüütel tulemas meil siin nädala lõpus, see on romantika kaart. Karikate kuninganna ka armastus, eelkõige ka enesearmastus, aga ka armastus paarisuhetes. Karikate 9 soovide ja unistuste täitumine. Et vallalised, teie vallalise nii-öelda päevad on loetud, et sinu ellu on tulemas keegi uus. Paljudel teist juba olemas, paljudel teist on keegi silma peale pannud, aga sa ise lihtsalt ei märka seda ja tõenäoliselt ka sa ise oled hästi nagu selline orava rattas olnud siin viimasel ajal, sest karikate kuninganna kaart tagurpidi indikeerib mingisugust emotsionaalset kurnatust, et mul ei ole isegi aega suhetega tegeleda, ma ei jaksa kõigiga rääkida, ma tahan rahu ja vaikust, see on ka alati ääretult normaalne ja vajalik, eks ole meile, et me tahamegi enda aega ja võib-olla sa isegi märka, et nagu inimesed on sinu sarmunud, et see karikatäss seda tähendab, karikate rüütel on keegi, kes nagu kosja tuleb meile, et sa võid isegi saada nagu kutse kuskile üritusele, kohtingule välja, keegi tuleb chattima, rääkima sinuga ja tea, et tema kavatsused on siirad tegelikult, võib-olla sa ise oled natukene nagu sellises energias, et ei taha suhelda või et ei viitsi suhelda või et nagu arvad, et siit ei tule midagi, aga tegelikult siin on potentsiaali, ütleme niimoodi. Kes on suhtes, karikatäss siis indikeerib seda, et me armume nagu üle peakaela aina uuesti enda armastatusse, enda partnerisse. Ässad avavad nagu uusi uksi ja ässad on nagu sellised energeetsed ka uued algused või et uued esimesed sammud, mis me astume. Karikatäss on nagu selline, et me unustame vaata mingid selles mõõkade viies ka tagurpidi, mõõkade 9 tagurpidi unustame mingi vana draamad, vanad jamad, mingid vanad tülid, las need jäädagi vanasse aastasse maha, karikatässaga alustame armastuse aastat nagu väga-väga ilusa kaardiga. Karikatäss on nagu selline, et julgus armastada, julgus tunda elust rõõmu, julgus avada oma südant, julgus ka nagu uued sõbrad ja uued toredad kontaktid inimeste vahel ja julgus luua midagi, julgus tundagi oma tundeid ja teda on hästi-hästi nagu armas kaart, et tõesti romantika on õhus sellel nädalal kindlasti, kes on vallalised, kes on suhtes, vahet ei ole kõigile, sest siin on päris palju neid armastuse kaarte. Karikatäss võib alternatiivselt, kes ei ole nagu suhetest väga huvitatud, karikatäss võib ka tähendada siis mingisuguse nagu rõõmusõnumi tulekut. See võib olla uus mingi töökoht või uus elukoht või ässad tavaliselt avavad mingisuguse uue nagu ukse ja see sõnum või et see üllatus teeb meid hästi rõõmsaks ja õnnelikuks. See karikatässas meie süda taob ja võt issand jumal, et nüüd tuligi see lahe asi. Ja
veel enam alternatiivsed karikatest tihti ka indikeerib rasedust, lapse sündi, et selliseid rõõmusõnumeid võib ka siis perekonnas suguvõsas nagu tulla. Et pange vaim valmis, väga-väga õnnelik ja rõõmus nädal on siis tulemas ja võib isegi üllatusi nagu tulla. Ja tõesti tasub oma süda avada. Iga inimene, vaata mõnikord me oleme muutunud elus hästi palju haiget saanud, siis muutunud ka natuke skeptiliseks, vaata, et keegi tuleb pakkuma midagi, siin on mingi konks, et või siis vallaliselt, et tuleb uus nagu inimene nii-öelda siis kurameerima sinuga, sa oled mingi, ma ei tea, et äkki ikka valetab ja kõik on nii halvasti. Nii et me oleme sellest karikate kuningannast tagurpidi, me oleme ise kinnised, me ei julge usaldada, natuke skeptilised, natuke sellised ülemõtlevad, võib-olla selles mõõkade viies on ja sellega tuleb sul nüüd küll maha rahuneda sellel nädalal. Siin ei ole ühtegi asja, mis võiks valesti ega pahasti minna, mitte ühtegi hoiatust ega krahhi ega õudust siin ei ole. Pigem sa ise nagu kuidagi blokeerid enda õnne, eks ole, selles karikate kuningannast tagurpidi, nii et rahune maha ja hakka oma südant nüüd heaga avama, on ju. Et see natuke kõlas nagu ähvardus praegu, aga karikate 9 tagurpidi järgmine kaart. Karikate 9 on üks parimaid kaarte kaardipakist, ta on soovide ja unistuste täitumine. Karikate 9 tagurpidi indikeerib seda, et ma ei julge uskuda, et see võiks täituda, ma igaks juhuks lepin vähem, aga siis ma ei pettu. Tahan unistuste töökohta, aga niikuinii ma sinna ei saa ja keegi mind sinna ei võta, paberit mul ei ole, kogemust ka ei ole, et ja siis ma arvan, et sellist head palka ma niikuinii ei saa, et ma siis lepin nagu sellega või et minu vanuses või minu sugune sinna küll ei saa, et ju ma siis lepin vähemaga, või siis tahan endal unistuste suhet, aga niikuinii kõik mehed on sead ja kõigil on viga midagi bla bla bla, ja siis me kuidagi endal latti laseme alla ja alla ja alla või et arvame, et me ei saagi ideaalset või et nagu unistuste, eluunistuste, koduunistuste, tööunistuste suhet ja me peame kuidagi nagu pisendama enda unistusi või piirama ennast või vähendama kõike seda ja siis karikate kuningannast tagurpidi ei saa aru, miks ma nii õnnetu olen, et tegelikult karikate 9 tuleb kaardipakist välja, et meelde tuletada meile. Sa saaksid kõike, mida sa tahad. Universum on nii külluslik, et iga inimene saaks olla rikas ja edukas ja õnnelik ja elada enda nagu lemmikelu. Ega me kõik ei tahagi neid samu asju või sama tööd või sama inimest. Et kõigile jätkub. Karikate 9 tuletab meelde, et soovid ja unistused absoluutselt täituvad ja ka kõige utoopilisemad ja kõige imelikumad võib-olla soovid unistused ja ka neil on potentsiaal täituda ja ükski soov ei ole universumi jaoks liiga suur. Et tegelikult tuleb nüüd enda nagu latti tõsta. Hea on ka karikate 9 alati teha neid vision board, et manifesteerida, osad nagu prindivad pildid välja, osad lihtsalt joonistavad, maalivad, osad kirjutavad, eks ole, mis on see selline uue aasta, mitte eesmärkide paika panemine, sest karikate 9 ei nõua nagu hullult nagu töö rabamist nii-öelda, et ma ei pea hakkama kohe nagu punnitama ja mingid samme astuma. Karikate 9 on lihtsalt nagu ma unistan, ma tahan, et ma küsin universumilt või esitan selle tellimuse nii nagu Antila kataloogist kunagi sai tellida, eks ole, et palun mulle seda. Karikate 9 on hea nagu seda teha, sest karikate 9 soovid ju täituvad, ta on nagu selline unistuste kaart, et ja tea, et see on absoluutselt võimalik ja sa oledki astumas see nädal väga-väga ilusaid samme enda unistuse täitumise suunas, et ära lase sellel kuidagi enda ülemõtlemisel või ärevusel ennast tagasi hoida või et proovi ennast mitte piirata. Ja siis meil on järgi tulemas müntide 7 tagurpidi. Müntide 7 tähendab üks asi korraga ja korralikult. Tagurpidi veel eriti. Niikuinii ta on aeglane kaart, aga ta on edu ja arengukaart. Ta on nagu kaart, et seda kaarti on hea nagu meeles pidada niimoodi, et kui sa paned seemne mulda, siis sa ei saa eeldada, et sealt on homme juba mingi taim väljas, suur puu või mis iganes. Ja me kastame seda ja kõik nagu kuidagi esmapilgul näib, et midagi sealt ei kasva ega ei arene, aga tegelikult mulla all ta juba ajab juuri. See on nagu valmis panek või see sõna, mis ma oma peas kuulen inglise keeles preparation, ehk siis ongi nagu valmistumine või valmis panek, eks ole. Et see on selle kaardi sõnum sulle selleks nädalaks ja tea, et sa oled väga head eeltööd teinud, sa oled väga häid samme astud praegu enda unistuste suunas, võib-olla ka uue töö suunas, kuna mündid meile ka raha toovad, ja mündide 7 ongi nagu selline rahulikult, samm-sammu haaval.
ma näiteks, et kui mu unistus ongi see põõsas või puu või taim, mis me tahame kasvatada, kastan teda rahulikult, eks ole, annan talle aega, igal asjal on oma tempo, oma aeg, ajastatus, me ei saa kiirustada, me ei saa joosta enne, kui me oleme õppinud kõndima, on ju. Ja Meeter 7 ongi nagu selline kaart, isegi kui sa ei märka arengut, areng tegelikult toimub, samm-sammu haaval, tibusammud on ka edusammud, väga-väga rahulikult, sa tegelikult liigud enda unistuse suunas, enda õiges suunas ja Meeter 7 on ka soodne kaart, kusjuures õpinguteks ja enesearenguks, et võib-olla see nädal, võib-olla tulevikus mingi kursus, koolitus, see võib olla mingi online kursus, see võib olla lihtsalt see, et me õpime näiteks uut toitu tegema või et uut trenni või et kogeme uusi asju. Ja Meeter 7 tuletab meelde, et vigade tegemine alguses ja ka selle tegelikult ka hiljem protsessi jooksul on ääretult normaalne ja vajalik, eks ole, et kõik me kobame, kõik me ei oska alguses, me teeme vigu ja vigadest õpitakse, mitte ei anta alla. Mitte ei visata kohe nagu enda unistust nurka ja kõik on nüüd läbi, vaid ei, mida ma siit õpin, miks olukord nagu juhtus, et siis ma niimoodi enam ei tee või et see on näiteks ka selline sümbol, et inimene ütleb endale, et nüüd ma hakkan maali kunstnikuks, siis ta teeb esimese maali, see on tema enda arust nii kole ja siis viskab kõik pintslid ja värvid minema, enam ei tee mitte kunagi ja tegelikult võib-olla kellegi silmis on see ilus. Tegelikult oli see väga-väga hea esimene samm, eks ole, sinu rajal, et sa õpid, mis toimib, mis ei toimi. Ja Meeter 7 ongi nagu selline kaart. Ta on valmistumine, valmispanek, ta on õppimine, ta on areng, ta on vigade parandus nii-öelda. Ja ta tähendab ka seda, et isegi kui sul on tunne, et sa seisad ühe koha peal, ja elu ei arene ja töö ja kõik on sama ja suhted kõik sama nõiaring, tegelikult sa arened, tegelikult sa liigud õiges nagu suunas. Et ära muretse, liigu ikkagi ise edasi, ära hakka siis üle mõtlema. Ja järgnevalt tuleb meil siin, siis see on nüüd reedenne päev, kes siis nendest päevadest nii-öelda hästi kinni võtavad, siis karikate kuninganna tagurpidi. Karikate kuninganna tagurpidi indikeerib emotsioonide alla surumist. Tihti me muutume natuke nagu robotiks, kui see kaart on tagurpidi. Töö on vaja teha või mingis nagu sellises struktuuris vaja olla, asjad vaja tehtud saada, distsipliin, kord, aga miski nagu on, mida me surume alla. Me ei taha tegeleda tunnetega, suhetega, emotsioonidega, võib-olla pettumus, valu, süütunne, võib-olla ka mingisugused tähistamised, et sa oled nii kaugele jõudnud ja nii palju asju nagu ära teinud, aga sa ei luba endal ka seda rõõmu tunda, eks ole. Et see on nagu emotsioonide alla surumine. Ja siis me mõtleme, et miks ma nii pahur olen, miks mul nii halb tuju on pidevalt, eks ole, mis mind pidevalt närvi ajab. See tegelikult tähendab seda, et me ei saa nagu process seda nii-öelda või et töödelda enda seest kõike seda, mis meie ümber on toimunud, kui palju me oleme ära teinud, kui kaugele me oleme jõudnud, kui palju me oleme arenenud, et me ka et me küll füüsiliselt teeme palju, aga emotsionaalselt me ei oska nagu kuidagi ka nagu tegeleda sellega või hinnata nagu seda või analüüsida seda, mis meie sees on või lihtsalt ka tunda, et me ei pea isegi ajudega analüüsima. Meil on vaja lihtsalt neid tundeid tunda, võib-olla pettumus, et oli mingi viga, õpin sellest, võib-olla ka suur rõõm ja kordaminek ja siis me ütleme endale, et praegu ma ei tähista seda, et mul on vaja veel 100 asja ära teha, eks ole, ja siis me kuidagi need tunded jäävadki alla surutud ja alla surutud ja alla surutud ja alla surutud ja siis me ignoreerime seda ja siis ühel hetkel see ju peab kõik välja tulema. Me nagu nii-öelda kui sinna karikasse pidevalt tilgub ja tilgub ja tilgub ja tilgub, ühel hetkel see hakkab üle ära ajama. Ja siis tuleb nutt peale ja nutt on kurgus ja pisarad silmanurka, siis me oleme vihased või et katus lendab pealt nii-öelda selles karikate kuningannas tagurpidi ja see ongi tegelikult hea, sest see on vabanemine. Nutmine on ääretult normaalne füüsiline keha reaktsioon, vabastada emotsionaalset pinget täpselt samamoodi nagu on seda haigutamine või söömine või hingamine või näiteks ka vaatamine, nägemine, eks ole, et karikate kuninganna tagurpidi ta nagu kuidagi on natuke sulgenud ennast emotsionaalselt ja meil tuleb ise sellega tegeleda, et teiste inimeste töö ei ole meid nagu lahti kangutada ja võib-olla siin on ka hirmu armuda või hirmu ennast avada või hirmu uute inimestega suhelda või et ka toredad sõbrad, inimesed meie elus, et meil on nagu kuidagi ei luba endal nagu avaneda.
ja see on niisugune enesekaitserefleks ka, aga tegelikult tea, et sul on väga turvaline, kõik on väga-väga hästi, sa võid ennast avada. Karikate kuninganna kusjuures ka ennustab armastust. Sul on just 3 armastuse kaarti, karikate äss, karikate kuninganna ja karikate rüütel, pluss veel karikate 9, mis on soovi ja unistuse täitumine. Et karikate kuninganna karikate ässaga koos võib olla ka emaduse, raseduse ennuste, eks ole, aga karikate kuninganna siis toob ka meile armastust, paarisuhetes, romantilist armastust. Ja selles kaardis tagurpidi me ise tihti rikkume enda õnne nagu ära. Me ise hakkame üle mõtlema, kahtlustama, genereerima igasuguseid asju või et sulgeme ennast või et ei julge usaldada ja siis nagu kuidagi teine inimene ka, et tal ei olegi nagu midagi teha sellega, eks ole, et ta ei jõua nagu meie. Nii et meil tuleb ise ka olla väga-väga julge, avada ennast armastusele. Armastust, kusjuures karikate rüütel ka meie ellu toob ja pigem sellises romantilises võtmes, aga enne veel meil on mõõkad 9 tagurpidi. Mõõkad 9 tagurpidi on parem uni, kellel on olnud unetud ööd või väga palju stressi või et see unetsükkel on hästi nagu häiritud olnud, et võib-olla sul tuleb ka magamistoas midagi üle vaadata, et uus tekk, uus padi, võib-olla sul on liiga palav seal või liiga valge või liiga pime, et mõõkad 9 siis tähendab seda, et alati tuleb siis magada palju, puhata palju, endale tagada kvaliteetne pikk mõnus uni. See lahendab kusjuures väga palju probleemid meie elus on tihti ära. Teine asi, unenäod muutuvad nädala lõpupoolega väga oluliseks, võib-olla isegi terve nädala jooksul, et pane tähele, mis sa unes näed, et mõnikord mõõkad 9 on selline õudusunenägude kaart, eks ole, öeldakse enne selle kohta. Tagurpidi on ta õnneks parem, aga iga unenägu on tegelikult nagu mingisugune märk sellest, mis meie sees toimub. See on lihtsalt viis, kuidas alateadus meiega räägib, et näiteks kui sa näed unes, et sa põgened pidevalt kellegi millegi eest, siis sa põgened tegelikult enda kohustuste eest või et sa surud midagi alla, karikate kuningannas, tagurpidi on ju, et mõne tähele võib-olla need korduvad motiivid või sul on selle nädala jooksul mingisugune väga intensiivne unenägu, mis sul hästi nagu meelde jääb. Võib-olla sa isegi näed ette nagu unes, et mis järgmine aasta hakkab toimuma või et mingid märke või juhatust saad nagu selle jaoks. Võib-olla sa näed isegi armastuses ja paarisuhetes, kuna siin on hästi siis ümberringi on palju armastuse kaarte, et võib-olla ka selles vallas mingisugused märgid, eks ole, ilmnevad siis une ajal, et väga-väga oluline on magada iga kord, kui mõõkad 9 tuleb välja. Teine asi, mida mõõkad 9 tähendab seda, jällegi, et me teeme mingi probleemid, arvame, mis on lahendamatud, on tegelikult teeme sääsest element ja tegelikult on lahendus väga kerge. Mõõkad 9 on natuke selline kaart, et me põeme midagi ette, ma ei julge teha ja siis, kui me teeme selle ära, ikkagi võtame julguse rindu ja proovime, siis oleme nagu, see ei olnud üldse nii hull ja tegelikult oli nagu päris lahe ja et miks ma varem ei teinud ja vaata, ta ongi nagu selline kaart, et me mõtleme ülikaua nagu ette, nagu paanitseme aga tegelikult, kui pihta hakkame kuskilt, siis kõik hakkab nagu väga-väga ilusasti lahenema ja siin see nädal on 2 korda kaart number 9, karikat 9 ja mõõkad 9, et need tavaliselt, kui hakkavad 9, 9, 9, sellised numbrid tulema välja, see on hästi loogiline, et nad ongi aasta lõpus tulevad välja, sest 9 ongi nagu vana tsükli lõpus olemine või et ka kokkuvõtete tegemine, mis ma siit õppisin, et ta on nagu miski hakkab meie elus ennast nagu ammendama, eks ole, et me laseme sellest nagu lahti, et me liigume suuremate unistuste suunas karikat 9 ja väiksema stressi suunas mõõkad 9, et see on nagu hea kombo nagu kaartidest. Ja siis viimane kaart, mis meil on siis see nädal väljas, on karikate rüütel ja tema on ainult romantika ja armastus. Tema on nagu pigem selline mitte sõbrad, mitte platoonilised suhted ega pereliikmed ega töökaaslased, vaid ainult paari suhted ja karikate rüütel on selline väga romantiline, natuke võib-olla ka imal või selline juustune energia, aga ta ongi selline, kes küünlavalgel vaatab meile silma või et käsi käes jalutame rannaliival päikseloojangus. Ta on hästi ääretult romantiline nagu kaart ja sellepärast ma ütlengi vallas, et kui sul on karikate äss ja karikate rüütel ja karikate kuninganna väljas, siis ega sa kauaks enam vallaline ei ole, et siin on nagu uue suhte tärkamise hõngu. Ja kes on suhtes karikate rüütliga, tasubki nagu selliseid
kohtingu õhtu või et plaanida endale midagi toredat koos või mingi reis või väljasõit kuskile või lähme lihtsalt jalutama või kinno. Tõesti selline meie aeg võiks olla selles karikatürüütlis, võib-olla ka sellised kingitused, komplimendid ja tõesti kvaliteetaja nagu veetmine koos, et kui ei ole ammu olnud nagu aega seda teha, ja see võiks olla nagu hästi selline tore tegevus või et tore nagu sündmus. Karikatürüütel on ka nagu sellised südamesse vestlused sõprade vahel, sõbrannade vahel, karikate kuningannaga, karikate asjaga veel enam, et kõik on nagu südamekaardid ja armastuse kaardid, et me nagu avame ennast, me räägime inimestega, me laseme enda tunded, emotsioonid valla ja välja, eks ole, see toimub väga-väga suur ümbersünd tegelikult ka nagu suhetes ja eriti paarisuhetes, et väga-väga nagu sellised armsad kaardid ja tea, et kui karikatürüütliga keegi sinu ellu tuleb või on juba sinu elus, siis karikatürüütel on keegi, kes armastab meid. Tema on nagu valmis, ma näen, et sa ise nagu väga ei ole või et kardad siin, et karikatürüütli motiivid ja ka tunded on alati siirad. Et ta ei valeta, ta ei vassi, kui see talle meeldib, ta ütleb seda, ja ta on rüütlid õigetpidi, on ka tegijad. Mitte nagu sellised, no ma ei tea, vaata, mis saab, vaid et nemad nagu võtavad kätte, teevad ka midagi suhte nimel, sinu nimel ja see ongi väga-väga õige, eks ole, et selle järgi ka sa tema ära tunned. Ja karikatürüütel on keegi natuke emotsionaalsem võib-olla, kes sul on varem nagu olnud või et me hakkame ennast ka või et ka meie partner hakkab ennast emotsionaalselt rohkem avama ja see võib isegi üllatada sind, aga lasegi sellel juhtuda, et sealt on väga-väga palju õppida ja areneda ja kuidagi, et see tekitab rohkem veel isegi sellist armastuse lainet ja tunnet meie ellu nagu juurde, et väga-väga ilus. Vot niimoodi, et see siis oli meie nädal 29. detsember kuni 4. jaanuar. Tähemärkidest ongi siin väljas ainult veemärgid, karikate kuninganna naissoost veemärgid, karikate rüütel võib olla mõlemas soost, siis on veemärgid, vähk, skorpion, kalad, et need on siis nagu kahes kaardis esindatud. Et need tähemärgid siis võivad sinu elus selle nädalaga suurt rolli mängida. Suur aitäh sulle ja meie lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi Mängiva mängu. Selles mängus saab vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädala tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädala tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära, lasen nendel kõigil siia langeda. Iga kivi annab vastuse kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis punane kivikene, lilla kivikene, musta värvi kivikene, suur kollane kivikene, siis selline roosakas, oranžikas kivikene, helesinine kivi ja siis selline läbipaistev valge kivikene. Kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati video panna pausile, saad rahulikult ära otsustada, edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused siis meie küsimustele. Okei, alustame siit. Punane kivikene, tähemärgid, kaljukits, veevalaja, nädalapäev, laupäev ja vastus on kahjuks ei. Siis roosa oranžikas sakiline kivikene, tähemärgid samamoodi kaljukits, veevalaja, nädalapäev, laupäev, vastus on kahjuks ei. Siis musta värvi kivikene, tähemärk kalad, nädalapäev, pühapäev, vastus on võib-olla. Helesinine, selline rohekas sinine kivikene, tähemärk on neitsi, nädalapäev, kolmapäev ja vastus on võib-olla. Lilla kivikene, tähemärk kaalud, skorpion, nädalapäev, neljapäev, reede, vastus on jah. Siis on meil kollane, suur kollane kivikene, tähemärk ambur, nädalapäev, reede, vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Ja meil on valge, läbipaistev valge kivikene, tähemärgid ambur ja kaljukits, nädalapäev, reede, laupäev ja vastus on siin ei ja vali uus suund vahel. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, see siis oli teie nädal. Ma loodan, et teil tuleb hästi vinge, tore, imeline, vahva ja äge nädal. Kui sulle see lugemine siis meeldis, sa võid alati vaadata tiiutarot.ee. Sealt leiad väga palju erinevaid lugemisi, töö teemal, raha teemal, armastuse teemal, kõike seal on ja siis kaasa arvatud ka, mida toob aasta 2026 on seal ka siis juba üleval, et kui see sind huvitab, siis saad seda vaadata tiiutarot.ee. Aga suur aitäh sulle ka seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume sinuga juba järgmises videos. Tšau!